piimale, 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 värskele piimale. On teie piimal aga hind. Kõrvad lauas saab poole väiksema hinnaga. Kõrvad lauas? Kus kõrvad? Ah, sealt. Ega tõmmeti Mirta vest piima ei ostnud. Tema oli muidugi odavalt. Kuidagi peagi oma soldist lahti saama. Inimesed olid võimelikud, aga nagu öeldakse, igale kaubale leidub ostja. Mina küll õnnaega maitsu üle kurta ei saa. Ja teie arvate, et seda sama piima, mida teie maitsisite, teile ka sinna mannergusse kallatakse. Usu jah. Ta käis ju hommikul minu juures, ostis mu hommikuse lüpsi ära, no et oleks millega rahvast kõllitada. Ja siis lõikate värske piim. Kus ta teil siis värske, kui te värske maha müüsite? Müüsin. No muidugi müüsin, ma müüsin hommikuse. Ega mina poleks siia seda mitu tundi seisnud piima müüma tulnud. Mina müün lõunast lüpsi. Vanamees just tõi nõuga kohale ja allikal jahutatud muidu alles aurab. Kuidagi sinist tooni teile nagu väga ei isuta. Jumal jutt, mis sinine? On jah sinine. On jah sinine. Timutid sai rukki alla külvata. No, ja rammus sai sööb ise. No ja siis hakkas rukki lille põllupeenralt puldu sisse ajama. Ma käisin alguses põljasin kõik ennast ära. Aga siis kuskilt lugesin, et ei maksa, rukkilille ei maksa välja korjata. Rukkilille sinine olevat üks esimesi tunnuseid. Esimesi Eesti piimaehedaid tunnuseid. Ja tegevad silmad säravaks ja meeleisamaalisemaks. No seda juttu kuulen ma küll esimest korda. Ja teise leti naisel oli piim ikka ilus, rammus, valge, pisem kollaka lumega. Ma usun ikka pigem tema piimavärvi kui teie juttu. No usun muidugi. Kas ma keelata saan? Eks ma saan ainult nii palju öelda, et nende pere koeral on kombeks lahtiste piimanõude kohal oma jalga kervitamas käia. No eks see anna ju ilusa kollase tooni muidugi. No ühele meeldib lillevärskus, teisele jälle teine asi. Maitsed on muidugi erinevad. Sa mine vaata seda kollast rammu seal piima peal. No see käiks sul lihtsalt lõusid ringil, kui Mirta seda ühte puhku ei segaks. Mis ta muidu tast uhherdab? Mina saan asjast nõnda aru, et siis on piim kõigile klientidele ühtlane päeva lõpuni. Muidu vajub, kui tõuseb ju koor peale. Kõik koor! Oleks selle Mirta piima sees siis terakene koor. No siis jääks sellest midagi ka perenaisele külge. No ka vaadake teda. Kas te näete teda? Mitu korda te vaata, kui palju paistab läbi. Teda pole ollagi. Jah, odav on ta piim jah. Nii kui veel odavamalt. Jah, lehm on tal ka samasugune nagu ta ise. See luu ja lahti. Vaata, kui sa looma suu kinni seod, siis ta võid muidugi tasuta piima ja saatud parem oma vanamees sinna leti taha. See näeb välja nagu luun härg. Varsti leidu nii pikka rihma, millega see mees oma püksad üleval ei ole. Aga millega see meesi nii suureks ja rammusaks sai, kui nii kehvasti elavad ja selle toiduga niimoodi närutavad? Või kust ta sai? No kust ta ikka sai? No eks ta alguses oli ka nagu silbuliis. Aga ja ega tema ei julgenud seda piima puutuda, kus koer asjal käib ja perenaine oma virtsaseid näppusi loputab. Minu kahju hakkas naabrimehest. Mina teda oma koore peal kokutasin. Jah, alguses salaja. Nüüd tuli, siis tuli juba ise. Ja, aga vaatan, et peaks juba vähemaks jätma. Ega ei saa lasta ju ligemest nälga surra. Palju seal rukki lilles siis nüüd ikka seda rasvarammu on? No ära sa räägi, jaa. Ma ikka oma lehma peale lüpsi, tund peale lüpsi, ma olen tordilabidaga jahutaja juurde, jah. Ja seda kooreks on seda kohe raske nimetada, ma tõused sulaselgi või. Jah, vot nende võileibadega ma selle Mirta mehe surma suust päästsin. No ja see on teil ka kindlasti sinine, jah? On jah. Te kuulake ennast. Te vaadake endale sinna purgi sisse, mis asjad teil seal ringi ujuvad. Mis see siis on?
teist teete maha, endal on putukad piima sees. kus sa kuri vaim? Pagana Mirta, seda ta siin käis. Käsi rusikas vahtis mind vihase näoga. Ma mõtlesin, ta siin niisama ringi lõngub. Ta mulle neid poetas siia sisse. Küll ma talle pärast ehitan ja... no midagi pole, see võib ju ära kurnata või välja koukida, jah? Ja siis mõtlete selle piima inimestele müüa. Seda ei julgeks kassile ega koeralegi viia, isegi kui tasuta saaks. Maha ei saaks ka valada, võiks muru ära. Ega see peotäis kärbseid siis nüüd piimale midagi ei tee. Need on tal kindlasti värskelt duši alt tulnud ja korralikult desinfitseeritud. Ujuvad seal ringi, laulavad isamaalisi laule ja valvavad, et koor võiks ei läheks. Mina usun, teie saate oma piimast lahti küll. Te tehke oma hind veel suurem. Teil on ju kulutused suurem. Te ju kindlasti ohtra suitsu pääsukese sõnnikuga oma maad väärtate ja siis lehma asemel on teil kindlasti 3 lüpsilõvi. Mina usun, teil on seal seda puhast valget piima ka, aga see on siin sinise ja musta kihi all peidus. Teie jutt on nii õel ja räpane. Mul läks igasugune piimaisu ära. Jalutame sinna teise leti juurde, kuulame, mis seal räägitakse, tuleb veel isu. Oot, ärge minge Mirka juurde, minge sinna Hilda juurde, Hilda on turu väravas, kuulete või? Minge Eevi juurde, samasugune aus naisterabas nagu mina. Kuule! No ei kuule, nagu inimene ei kuule, kui sa selle räägid. Mis ma nüüd ütlesin, et mulle kohe niimoodi näkku peab solgama? Oma kaupa peab ju kiitma, huvi peab tekitama. Kas te reklaam sulle alati tõtt räägib? Jah. Mirka, kas sa hakkad koju minema? Piim otsas, mis ma slip enam vahim. Kuule, ostjad on täna kuidagi nii palju. Mis sa mulle seal seletasid, et kõik siia koorisid? Ära korran küsi, jätad mu pärast veel maha. Siis pean ise vaatan, kuidas koju saab. Mulle ka paadid tehtsid või? Ma loputan pärast kuskil oma nõu ära. Ega ma sulle seda sooja turupiima ei jätnud. Tuleb pärast saad värsked. Kuule, te peate ikka endale ka lehma võtma. Ja siuke mugav, saate võid ja kogu piima ja kood kogu omas käest. Ai, mina viiksin vaeva, kui te kuulin meid reklaami palju parem.